Kviirid islami ees kohtuvad Allahiga. Jah, need ei ole minu sõnad. See on tegelikult see, mida islamistid usuvad. Nad pilkavad ja häbistavad kõiki, kes usuvad, et kvirlus on hea asi. Ja me räägime tegelikult neist inimestest, kes võitlevad islami õiguste eest, ehk siis kasulikest idiootidest. Ja ausalt öeldes see on natuke kurb, aga ma leian, et see sisu on praegu täiesti meelelahutuslik. Ja ma arvan, et teile meeldib see ka. Tere tulemast saatesse The Pushback, mina olen teie Meira ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, pange sellele videole like ja tehke kõik need asjad, sest me seisame vastu. Meil on sellest hullusest küllalt. Te teate täpselt, millest ma räägin. Vaatame. See on Comic-Con. Loodetavasti paneb see teid naerma. Tundub, et laagris on probleemid. Tundub, et kaks poolt ei ole teineteisega eriti rahul. Millistest kahest poolest ma räägin? Ma räägin islami poolest ja LGBTQ+ poolest. Nad on natuke tülli läinud, nii et sa võisid näha. Tülli läinud? Ei. Ma ei suuda ette kujutada, miks. Aga nad on ju nii tõenäolised liitlased. Et selles riigis on tekkinud kummaline liit. Sõltumatud islamipoliitikud ja islamiorganisatsioonid, nagu näiteks Moslemi hääl, on loonud liidu rohelise partei ja radikaalsete vasakpoolsetega. Ja sageli, kui sa vaatad paljusid marsse ja proteste selles riigis, näed sa tihti silte, millel on kirjas näiteks kveerid Palestiina eest, geid Palestiina eest, LGBTQ ja islam ja nii edesai. Ja need meist, kes ei kuulu kummassegi nendes gruppides, kratsivad alati veidi kukalt ja mõtlevad, et kuidas see siis toimib. Mis seal toimub? See ei tundu üldse loogiline. Nüüd tundub, et see hakkab veidi servadest hargnema. On olemas grupp nimega 5 samba grupp, islami 5 sammast. Nad on nagu lobigrupi, meediagrupi ja organisatsioonigrupi segu islami sees selles riigis. Ja nad on avaldanud dokumendi selle kohta, kuidas Ühendkuningriigis LGBTQ uhkuse nädala ja uhkuse kuu ajal toime tulla. Kuidas LGBTQ nädalal toime tulla? Tegelikult ei, see pole tõsi, seda ei nimetata nii, mis iganes. Uhkusegu Ühendkuningriigis, sest see on nende meeltele nii solvav, eks? Ja ikka on need inimesed siin olemas. Räägime elevandist toas. LGBTQ inimeste kohtlemine islamiriikides. See on teema, millest sageli mööda vaadatakse, et mitte solvata kultuurilisi tundlikkusi. Aga kui tahad ausat vestlust pidada, peab see teema laual olema. Paljudes islamiriikides peetakse homoseksuaalsust patuks ja kuriteoks. Seadused põhinevad šariaadi tõlgendustel ja karistused võivad olla karmid. Sellistes riikides nagu Iraan, Saudi Araabia ja Jeemen karistatakse samasooliste vahekorda ühe otsa piletiga Allahi juurde. Tegelikult vaata seda kaarti, kus LGBTQ inimesi ähvardab surmanuhtlus. Nüüd pane tähele. Ma mõtlen, et see on päris palju riike. Mis neil kõigil üdist on see, et teistes riikides nagu Egiptus ja Malaisia ähvardavad LGBTQ inimesi vangistus, trahvid ja avalikud piitsutamised. Inimesi arreteeritakse, neile mõistetakse kohut ja neid karistatakse regulaarselt. Hirm on väga reaalne ja tagajärjed on tõsised. Vaata, mina ei leia seda naljakana. Minu meelest on see üsna hale ja kurb, sest sul on sõna otseses mõttes LGBTQ grupp, ei mitte LGBTQ, vaid islamistlik grupp nimega 5 sammast, kes avaldab avaldusi ja seletab sulle, kuidas Pride'ikuul ellu jääda. Sul on riigid, mis on islamistlikud riigid, kes hukkavad inimesi, kes on islamistideks. Ja siis on sul need päris idioodid, kes postitavad sellist sisu. Nii et sa vaatad seda videot ja oled nagu, jah. Mis? Lihtsalt kuula, mida neil on öelda. Kuula, mida neil on öelda. Ära kuula neid inimesi seal väljas, kes on suutnud teha mingi veidra propagandavideo ja ütlevad, et jah, ma võin olla gei ja paljastada oma juuksed mošees. Me kõik teame, et see ei ole tõsi. Nüüd, neile teist, kes ei tea, kes on Sadiq Khan. Ta on Londoni linnapea Ühendkuningriigis ja ta on islamist, eks? Ja kuulake, mida see naine selle kohta ütleb, sest ilmselgelt peab ta Londoni linnapeana edendama seda kvääragendat Pride'ikuu puhul. Aga lihtsalt, kuulake, mida ta ütleb. Sadiq Khan, sa ajad mind segadusse. Kuidas saab keegi olla vaid mõned päevad tagasi Arafati väljal aasta parimal päeval? Kui Allah laskus madalaimasse taevasse, et kuulda hadži palveid, millest ka sina osa võtsid, ja ma olen kindel, et sa palusid Allahilt andestust. Ma olen kindel, et sa tänasid Allahit ja ma olen kindel, et sa palusid temalt juhatust. Ja siis vaid mõned päevad hiljem kutsusid sa sadu ja tuhandeid inimesi Londoni tänavatele, et tähistada LGBTQ-d, mis on islami põhimõtetega täielikult vastuolus.
mis ometi võiksid ajendada midagi sellist tegema? ma ütlen sulle täpselt, mis sind selleks ajendab. Fakt, et see on poliitiline liikumine. Kväärid islami toetuseks on täielik jama. Kõik teavad seda, aga mis siis toimub? Vasakpoolsed on islamistide poolt veendunud, kes vajavad neid, et nad hääletaksid. Üllatus, üllatus. See poliitik, kes tegelikult oma usust ei hooli või hoolib piisavalt, et otsustada, tead mis? Teeme näo, et me tõesti armastame kveere, lihtsalt selleks, et nad jätkaksid meie poolt hääletamist, et me saaksime võimul püsida ja neid islamistlikke riike vallutada. Kuid isegi kui see strateegia on tõesti ilmselgelt läbipaistev, on ainus põhjus, miks Sadiq Khan propageerib kveere Palestiina toetuseks või mida iganes ta teeb, just sellised hetked nagu Pride kuu. Ainus põhjus, miks ta seda teeb, on see, et ta tahab oma vasakpoolseid valijaid rahustada, kes on hakanud seda jama uskuma, et islamistid on tegelikult nende poolel, aga siis on islamistid ise nagu, mis te teete? See on ilmselgelt vale ja see on nagu naine, kas sa pole oma riikide või õigemini oma religiooni manipuleerimismänge ära õppinud? Kas sa ei tea, et just nii nad teevadki? Nad teesklevad, et on vasakpoolsete parimad sõbrad, et siis võimu üle võtta. Ma mõtlen, see on ju teie strateegiana kirja pandud. Miks sa siis imestad, et Sadiq Khan kasutab seda väikest strateegiat, mille te ise olete välja mõelnud? Ma arvan, et see on lihtsalt meeleheitlik katse olla aktsepteeritud. Yeah. Ei, sind ei aktsepteerita kunagi, kui väidad end olevat moslem ja sul on pruun nahk. Siis on sinu suhtes alati mingi vastuseis. Nii et ta ütleb sõna otseses mõttes, Sadiq Khan, me teame, et sa oled islamist võimul, aga see pole meie jaoks piisav, kuni see pole radikaalne. Meie oleme. Me tegelikult ei aktsepteeri sind. Keegi ei hakka sind kunagi aktsepteerima. Ja sul on sellised poliitikud, kes on nagu, palun, kõik meeldige mulle, kõik valetage nagu mina, kõik teie ja kõik teie ja kõik teie, lihtsalt valige mind võimule. Sest ma luban teile, ma olen tõesti ebaaus. Ja päeva lõpuks istuvad kõik ringis ja ütlevad, me näeme sind, me näeme, kes sa tegelikult oled. Sõltumata sellest, millistest islami põhimõtetest sa selle käigus loobud. Ja ausalt öeldes on see ülejäänud meie jaoks frustreeriv, kui sinusugused avalikes kohtades käituvad nii, nagu oleksid islami põhimõtetele täiesti vastandlikud väärtused meile vastuvõetavad. Siis see ajab inimesed segadusse, mida moslemid taluvad ja mida mitte. Kas sa tead, mida see ütleb? Rohkem kui midagi muud peale selle, et ta on ilmselgelt idioot, see näitab, kui enesekindlaks nad on muutunud, sest mõnda aega olid nad oma strateegia suhtes väga vaiksed. Nad olid nagu, teeskle lihtsalt, et me armastame kveere, teeskle lihtsalt. Nüüd on nad järgmises etapis, kus nad ütlevad, ei, ära isegi teeskle, et nad on kasulikud idioodid. Lihtsalt, ära isegi teeskle. Meil pole vaja teeselda. Me oleme siin, me domineerime, me võtame üle, nii et jätame selle kõik tegemata. Ja see on natuke hirmutav, mu sõbrad, natuke hirmutav nüüd. Linnapea. Ma arvan, et oleme näinud Five Pillarsi postitusi, kus kajastati, kuidas Londoni linnapea Sadiq Khan, kes just hiljuti naasis Hadžilt, säutsus. Peaaegu kohe pärast lendu tagasi Londonisse jõudes sellel Pride'i kuul ütles ta, et London seisab LGBTQ kogukonna kõrval. Ma arvan, et ta on ka avaldanud toetust alkoholi tarbimisele. Jah. Samal päeval reklaamis ta alkoholitootjaid. Põhimõtteliselt. Paljud moslemid, kes oleksid arvanud, et poliitik tegelikult ei ole nendega ühel meelel, vaid kasutab neid lihtsalt võimu saamiseks. Kes oleks üldse sellist võimalust kaalunud? Kahjuks mitte tingimata usklikud moslemid, võib-olla pigem sekulaarsed vasakpoolsed moslemid. Kritiseerisid mind ja ütlesid, vaata, ta ei ole Kabuli linnapea, ta on Londoni linnapea ja ta peab nüüd olema kõigi kogukondade linnapea. Vaata, ma tegelikult nõustun sellega selles mõttes, et kui sind valitakse Londoni linnapeaks, pead sa olema kõigi kogukondade linnapea. Ja sellepärast olen ma alati põhimõtteliselt olnud selle vastu, et usklikud moslemid võtaksid selles riigis kõrgeid poliitilisi ametikohti, sest ma ei usu, et see on sinu usuga kooskõlas. Ta on ilmselt selle riigi kõige tuntum moslem, eks ole, kellel on kõige suurem mõju, saad aru. Tal on mõju 10 miljoni moslemi elule Londonis ja ma arvan, et ta moonutab islamit, sest paljud mitte-moslemid näevad, mida ta teeb. Ühel hetkel Hadž, järgmisel hetkel LGBT, ja nendega ei saa sa kunagi õigesti hakkama. Sa ei saa kunagi õigesti hakkama, kui sa pole radikaalne islamist. Siis sa lihtsalt ei saa kunagi õigesti hakkama. Nad arvavad, et see on okei, et see on islamis lubatud. Ja isegi paljud mittemoslemid, kes ei tunne oma usku eriti hästi, arvavad samuti nii. Nii et ta eksitab inimesi selle kohta, mis on islam. Nii et siin on head uudised. Mina ei hakka teid eksitama selle kohta, mis on islam. Ma tuletan teile täpselt meelde, mis see on. Aga väike hoiatus. See video võib olla ebamugav. Kui sulle ei meeldi vaadata, kuidas inimesi rünnatakse nende, ma ei tea, seksuaalsete veendumuste pärast, siis see video ei ole sinu jaoks. Sa võid lihtsalt edasi kerida. Võta kõik. See ongi tegelikult see, mida tähendab kviirid islami eest. Kui nad ütlevad, et kviirid islami eest lähevad Allahi juurde, siis nad ei mõtle, et nad lähevad, tead küll, taevasse, vaid nad mõtlevad, et nad lähevad põrgusse.
Nad lihtsalt jätavad selle väikese osa mainimata. Maroko geimees Memon Kandani, 30-aastane, sai Rabatis julma rünnaku osaliseks pärast seda, kui teda nähti avalikult samasoolise partneriga käest kinni hoidmas. Samasooliste vahelised suhted vastastikusel nõusolekul on Marokos ebaseaduslikud ja karmilt karistatavad. Sõna otseses mõttes filmitakse seda meest, keda rünnatakse, sest, nagu öeldud, sa ei tohi olla kviir. Islami jaoks pole sellist asja olemas, seda lihtsalt ei eksisteeri, nad ei usu sellesse. Nii et miks teie sellesse usute? Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite ja lihtsalt meeldetuletus, et tõde võidab alati. ja Jumal on suur ning kõik saab korda. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.